10 kõige ohtlikumat maja maailmas. Erinevates maailma paikades on maju, mis on ehitatud ohtlikesse ja riskantsetesse kohtadesse. Kuigi nende disain ja vaated on muljetavaldavad, nõuab siin elamine suurt julgust ja ettevaatlikkust, sest loodus võib kaasa tuua mitmesuguseid ohte. Kus need majad küll asuvad? Ja miks need peetakse ohtlikuks? Seega selles videos uurime 10 kõige ohtlikumat maja. Aga enne kui alustame, palun laikige videot ja tellige kanalit. See on meile sisuloojatele suureks abiks. Suur aitäh! Alustame siis. Number 1. Sütjagini maja, Venemaa. Sütjagini maja oli omapärane maja, mis asus varem Arhangelskis Venemaal. Selle ehitas Nikolai Petrovitš Sütjagin. Ärimees, kes sai 1990-ndatel rikkaks. Alguses plaanis ehitada vaid 2-korruselise maja oma perele, kuid maja ehitamise käigus otsustas ta selle veelgi kõrgemaks teha, kuna teda inspireerisid Jaapani ja Norra traditsioonilised puumajad. Selle tõttu lisati korruseid järk-järgult, kuni maja jõudis 13. korruseni ja selle kõrgus oli umbes 44 meetrit. Oma kõrguse tõttu peeti seda tol ajal maailma kõrgeimaks puumajaks. Erinevalt tavalistest majadest ehitati Sütjagini maja ilma plaani või joonisteta. Puudusid valitsuse load või kinnitused. Seetõttu ei järgitud õigeid ehitus- ega ohutusstandardeid. Seetõttu ei olnud see elamiseks ohutu. Kuigi Sütjagini pere elas siin mitu aastat, halvenes maja seisukord järk-järgult. Aastal 1998. Nikolai Sütjagin pandi vangi väljapressimisega seotud süüdistuste tõttu ja samal ajal, kui ta oli vanglas, jäeti maja hooletusse. Selle kõrged korrused hakkasid lagunema ja mädanema Venemaa karmide külmade ilmade tõttu ning korraliku hoolduse puudumise tõttu. Kuid selle ebatavalise välimuse tõttu proovisid paljud inimesed sellele ronida. Et näha vaadet ülevalt, kuid kuna see ei ole tugev, on sellele ronimine ohtlik. On olnud teateid inimestest, kes on kukkunud maja kõrgetest osadest alla. Lisaks sellele, kuna see on tehtud ainult puidust, on ka suur tuleoht. Seetõttu kuulutas kohalik omavalitsus 2008. aastal maja suureks ohuks avalikule turvalisusele. Võimude sõnul võib see kergesti süttida ja igal ajal kokku variseda. Seetõttu andis kohus korralduse, et see tuleb lammutada enne 1. veebruari 2009. 2020. aasta 26. detsembril alustati maja torni lammutamist. Suur osa sellest lõigati ära ja järk-järgult demonteeriti mitme kuu jooksul. Number 2. Rippuv klooster, Hiina. Rippuv klooster ehk Shuanggongi tempel on vana tempel Shaanxi provintsis Hiinas. See asub järsu mäe äärel Hengmäel. Seetõttu näib, nagu see ripuks õhus. See ehitati aastal 491 PKR, seega on sellest möödas üle 1500 aasta. See on üks maailma ohtlikumaid maju oma ainulaadse asukoha ja ehitusviisi tõttu. Rippuv klooster asub 75 meetri kõrgusel maapinnast. See ehitati nii kõrgele, et vältida üleujutusi ning kaitsta tugeva päikese ja vihma eest. Mägi ise toimib templi kaitsekilbina halbade ilmastikutingimuste eest. Seetõttu on tempel püsinud tugevana ka pärast paljusid aastaid. Lisaks on rippuva kloostri ehitusviis tõesti ainulaadne. Kogu tempel on valmistatud puidust ning seda toetavad postid, mis on mäekivisse kinnitatud. Need postid või talad on sisestatud väikestesse aukudesse kivis, mistõttu näib, nagu tempel hõljuks õhus. Väljast nähtavad püstised postid ei ole need, mis templit tegelikult üleval hoiavad. Need lisati ainult selleks, et muuta tempel tugevamaks ja anda külastajatele rohkem kindlustunnet. Lisaks selle rippuv klooster on ainulaadne ka selle poolest, et see ühendab endas Hiina 3 religiooni, budismi, taoismi ja konfutsianismi. Templis sees võib näha statwa ni Buddha, Laozi at Confucius na magkakatabi. See näitab, et erinevad uskumused võivad eksisteerida ühes kohas harmooniliselt. Kuid isegi kui tempel on tugevalt ehitatud, on olnud kordi, kus sellega on tekkinud probleeme. 2015 aastal suleti see ajutiselt pärast seda, kui mäelt kukkusid alla mõned kivid. Vihma tõttu.
selle tõttu uurisid eksperdid, kuidas seda veelgi tugevdada, et tagada külastajate ohutus. Tänu oma ainulaadsele asukohale ja disainile peetakse rippuvat kloostrit üheks maailma ohtlikumaks majaks. Seetõttu lisati see 2010. aastal Time Magazine'i Top 10 Precarious Buildings in the World nimekirja. See näitab, kui muljetavaldav on selle templi struktuur. Number 3. Takasugiyani teemaja, Jaapan. Takasugiyani teemaja on ainulaadne teemaja Chinos, Nagano prefektuuris, Jaapanis. Selle kujundas arhitekt Terunobu Fujimori. Ja selle nimi tähendab liiga kõrgele ehitatud teemaja. See ehitis seisab 2 kastani puul, mis toodi lähedal asuvast mäest. See ehitati maale, mis kuulus Fujimori perekonnale. Takasugiyani sisenemiseks tuleb ronida puidust trepist üles. Trepp toetub ainult ühele puule. Seetõttu peab üles ronides olema ettevaatlik. Trepil keskel on platvorm, kus tuleb enne üles teemajja sisenemist jalanõud ära võtta. Takasugiyani sisemus on samuti väike, pindalaga vaid 2,6 ruutmeetrit. See on paras 4-5 inimesele. Sisemus on valmistatud bambusest ja krohvist. Seetõttu on see lihtne kui tavara välimusega. Siin on 3 suurt akent. Need pakuvad kaunist vaadet ümbrusele. Seetõttu lisati Takasugiyan 2010. aastal Time Magazine'i 10 kõige ohtlikuma hoone nimekirja. See on üks kõige ohtlikumaid maju oma kõrguse ja ebatavalise disaini tõttu. Kuna see toetub ainult 2 puule, võib see tormi ajal ohtlik olla. Maavärina või tugeva tuule korral. Sellega seoses on Terunobu Fujimori tuntud arhitekt, kes armastab kasutada looduslikke materjale ja loob ainulaadseid kujundusi. Takasugiyan on näide tema loomingulisest arhitektuuristiilist. Ta tahab näidata, et maja võib olla osa loodusest ja ei pea järgima tavapärast hoonete kujundust. Kuigi see ei ole avalik hoone, imetlevad paljud Takasugiyani selle ainulaadse kontseptsiooni tõttu. Paljud arhitektid ja tudengid külastavad seda kohta, et näha disaini ja kuidas see on tehtud. Üks põhjusi, miks Takasugiyan on eriline, on kogemus selle sisenemisel. Trepist ülesminek, kingade äravõtmine trepi keskel ja väikesele alale sisenemine annavad tunde, nagu oleksid sattunud teise maailma. Tänu suurtele akendele näed ilusaid puid ja ümbritsevaid mägesid samal ajal kui joodteed. Katskai Pilar on väga kõrge kalju Gruusias. Üks riik Ida-Euroopas, see kalju on 40 meetri kõrgune, see on peaaegu sama kõrge kui 10-korruseline hoone. Selle tipus on vana kirik, mis ehitati üle 1000 aasta tagasi. See on üks maailma ohtlikumaid maju, sest sinna on väga raske ronida. Siiani on ainult mungad lubatud siia üles ronida, enne kui Kristus jõudis Gruusiasse. Kasutasid juba iidsed inimesed seda paika kui püha kohta. Nad uskusid, et sellel on vägi ja see on seotud nende jõukuse jumalaga. Kuid kui Kristus saabus riiki 4. sajandil, sai sellest mungade jaoks püha paik. Nad nimetasid seda elusambaks ehk elusambaks. Samal ajal 9. sajandil ehitasid mungad väikese kiriku tippu. Neid munki nimetatakse stüliitideks. Nemad on need preestrid, kes elavad kõrgetes kohtades, et palvetada ja maailmast eemale hoida. Keegi pole aastaid samba otsa roninud. Seetõttu ei tea enamik inimesi, mis seal üleval on. Kuid aastal 1944 oli grupp maadeavastajaid esimesed, kes ronisid Katski sambale. Seda juhtis rändur nimega Aleksander Kjaparidze ja kirjanik nimega Levan Kotua. Kui nad jõudsid tippu, nägid nad vana kiriku varemeid ja munkade ruume. Nad nägid ka vanu veiniaanumaid, mis näitasid, et siin oli kunagi elatud. Ja aastaid ei elanud Haligil keegi. Kuid 1995 aastal otsustas siia elama asuda munk nimega Maksim Kavtaradze. Valitsuse ja kohalike elanike abiga parandati kirik ära ja sellest tehti vaimne pelgupaik. Sellest ajast alates on see taas olnud munkade kodu. Samuti on väga raske samba otsa ronida, sest sinna ei vii ühtegi treppi. Ainus viis üles ronida on raudredel, mis on kinnitatud kalju külge. See redel on väga järsk ja ohtlik. Seetõttu ei lubata igaühel niisama lihtsalt üles ronida. Ainult mungad saavad üles ronida ja sageli jäävad nad kauaks üles.
Koroi Kolmaja asub Papuas, Indoneesias. see on üks maailma ohtlikumaid maju oma kõrguse tõttu. Need majad on Koroi hõimu ehitatud ja asustatud, kes on juba ammu elanud Papua metsades. Nende majad asuvad 6–12 meetri kõrgusel ja mõned neist ulatuvad isegi 35 meetri kõrgusele maapinnast. Nad teevad seda selleks, et välpida metsloomi, sääski ja kurje vaime, keda nad usuvad öösiti metsas ringi liikuvat. see on ka kaugel võimalikest ohtudest nagu üleujutused ja vaenlased teistest hõimudest. Kuid maja ehitamine ei ole lihtne ja on ohtlik. Kõigepealt valivad nad tugeva puu, näiteks banjani puu, mis toimib maja sambana. Puutipp lõigatakse maha, et pind oleks tasane. Põrand tehakse okstest ja saagopuukoorest. Samal ajal tehakse seinad ja katus saagopuulehtedest. Kõik osad ühendatakse rotangist valmistatud nööriga. See on üks tugev taimeliik. Ja ülesronimiseks kasutavad nad puidust redelit. See on pikk palk, millel on väikesed sooned, et jalad ei libiseks. Kuid kuna see on mõnikord kuiv ja libe, on vaja ettevaatlikult üles ronida. Laste ja vanemate inimeste jaoks on see suur katsumus. Samal ajal ei ole Koroi jaoks puumajad lihtsalt elukohad, vaid need on ka osa nende kultuurist ja uskumustest. Nad usuvad, et mida kõrgemal on maja, seda turvalisem see on kurjade vaimude eest. Lisaks sellele aitab see neid kaitsta ka ohtlike loomade nagu maod ja krokodillide eest. Kuna nad elavad metsas, sõltub nende eluviis jahist, kalapüügist ja puuviljade korjamisest puudelt. Seetõttu on nende majad ehitatud kõrgemale, et nad saaksid kiiresti toitu märgata ja hoiduda maa peal olevatest ohtudest. Kuigi see kaitseb neid loomade eest, on kõrgel elamisel siiski omad ohud. Kõrguse tõttu on võimalus kukkuda, eriti lastel ja eakatel. Neil ei ole kaasaegseid treppe, seega on vaja tasakaalu ja jõudu, et korralikult üles ronida. Casa do Penedo on maja Portugalis, mis on tuntud kui kivimaja. Kuna see on ehitatud 4 suure kivi vahele, asub see mägede vahel Fafes, Portugalis. Tänu oma ainulaadsele struktuurile ja asukohale kõrgel mägedes peetakse seda üheks maailma ohtlikumaks majaks. Samal ajal ehitati Casa do Penedo aastal 1972 ja see valmis samuti 1972 aastal. See tehti puhkamajaks perele, kes soovis vaikset kohta linnast eemal. Sellel pole tugevat vundamenti nagu tavalisel majal. Selle asemel ongi kivid ise, selle seinad ja katus. Seetõttu näeb maja disain välja justkui osa loodusest. Samuti on majal 2 korrust. Esimesel korrusel on väike elutuba ja köök. Seal on ka betoonist diivan, mis on väga raske ja kaalub peaaegu 300 kilogramm. Ülal on tuba, kuhu pääseb puidust trepi abil. Aknaid ja uksi on samuti kujundatud vastavalt kivikujule. Seetõttu on maja sisemus omapärase välimusega. Seal on ka bassein, mis ei ole tehtud tsemendist, vaid on otse suurest kivist välja raiutud. Kuid seal ei ole elektrit, kuigi see asub tuulepargi lähedal. Samuti puudub internet või isegi televiisor. Valgustuseks kasutavad nad ainult petrooleumilampe või küünlaid ja toidu valmistamiseks kasutavad nad gaasi. Tegelikult on üks põhjusi, miks Casa do Penedod peetakse ohtlikuks. Selle asukoht. See asub mäe kõrgemal osal ja sinna on raske jõuda. Ja kui tuul on tugev või on torm, on siia tulemine ohtlik järskude teede tõttu. Kuna maja on kivist, on ka hädaolukorras, näiteks maavärina või tulekahju korral raske kiiresti välja pääseda. Siin pole ka palju väljapääse, nii et ohu korral võib inimestel olla raske välja pääseda. Lisaks sellele on see olnud ka mitu korda varaste ja vandaalide sihtmärgiks. Sageli lõhutakse maja aknaid, mistõttu pidid omanikud turvalisuse huvides paigaldama kuulikindlad aknad ja rauast ukse. Läheduses ei ole ka politseid ega haiglat, nii et kui midagi juhtub, võtab abi saamine kaua aega. Meteora kloostrid Kreekas on üks maailma tuntumaid paiku tänu oma ainulaadsele asukohale. See asub järskude kaljude tipus ja läib justkui õhus rippuvat. Meteora tähendab õhus olev või hõljuv. Selle ehitasid mungad, et vältida sõdu ja vallutusi. Kuna kalju oli kõrge ja järsk, oli sinna raske pääseda, mistõttu olid nad siin turvaliselt. Samal ajal 14. kuni 16. sajandini ehitati siia piirkonda 24 kloostrit, kuid praegu on alles vaid 6 kloostrit, mida endiselt kasutatakse.
Suur Meteoron, Varlaam, Püha Nikolaos annab pausas, Rosanoo, Püha Kolmainsus ja Püha Stefan. Suur Meteoron on suurim ja esimene klooster, mis ehitati aastal 1356. Püha Kolmainsuse klooster sai kuulsaks pärast seda, kui see ilmus James Bondi filmis Ainult sinu silmadele. Kloostri all olevate kivide vanuseks hinnatakse umbes 60 miljonit aastat. See tekkis maapinna liikumise ja pikaajalise erosiooni tõttu. Mõned kivid siin on kuni 400 meetri kõrgused, mistõttu oli kloostri ehitamine väga keeruline. Tol ajal ei olnud veel treppe, nii et mungad kasutasid kõit, korvi ja puidust redelit, et üles ronida ja asju üle viia. Kui nad tahtsid alla minna, pidid nad kasutama kõit, mida tõmmati. Samuti peetakse seda järsu ja ohtliku asukoha tõttu üheks maailma kõige ohtlikumaks elukohaks. Ka tänapäeval on sinna raske ronida, kuna seal on palju järske treppe ja kitsaid radu. Mõned kloostri osad asuvad kalju serval, seega peavad külastajad olema väga ettevaatlikud. Kui sajab vihma või puhub tugev tuul, muutub see koht veelgi ohtlikumaks. Kuid isegi kui siia on raske jõuda, tuleb siia ikkagi palju inimesi, sest vaated on imelised ja seetõttu tunnustas UNESCO 1988 aastal Meteorat kui maailmapärandi objekti selle ajaloolise ja religioosse tähtsuse tõttu. Number 8. Leaning buildings of Santos on linn Brasiilias, mis on tuntud oma kalduvate hoonete poolest. Need hooned ei olnud algselt mõeldud selliseks. Nende kalduvuse põhjuseks on nõrk ja pehme pinnas linna all. 1950-ndatel ja 1960-ndatel ehitati sellesse piirkonda palju hooneid, aga nende vundamendi sügavus polnud piisav, mistõttu mõned neist vajusid aja jooksul aeglaselt ja kaldusid viltu. Praegu on Santos linnas ligi 90 hoonet, millel on erinev kaldenurk. Mõned on veidi viltu, kuid on ka hooneid, mis on juba peaaegu 2 meetrit kaldu. Need kalduhooned ei ole küll nii viltu kui Itaalia Pisa torn, kuid on hirmutav mõelda, et need on paljude inimeste elukohad. Tegelikult sai probleem alguse hoonete madalast vundamendist. Santos linna all olev pinnas koosneb 7 meetri paksusest liivast, mis asub pehme savi peal. See savi ei ole piisav, et kanda kõrgete hoonete raskust. Tol ajal ei olnud linnas hoonete ehitamise reeglid eriti ranged. Seetõttu kasutasid paljud arendajad madalat vundamenti, et raha kokku hoida. Kuid kui märgati, et mõned hooned vajuvad viltu, kehtestas valitsus uue seaduse. Nad käskisid, et uute hoonete vundament peab olema sügavam, et vältida sama probleemi. Kuid esimeste hoonete jaoks oli juba liiga hilja. Kuid vaatamata oma välimusele on enamik neist hoonetest endiselt kasutusel ja seal elatakse. Elanikud on lihtsalt harjunud oma ebatavalise olukorraga. Üks nende probleemidest on uksed ja aknad, mida on raske sulgeda. Majas on ka mööblit, mis seisab viltu. Mõned tunnevad oma kodus kõndides kummalist tasakaalutust. Sellest hoolimata on tehtud jõupingutusi mõne hoone sirgeks ajamiseks kaasaegsete tehnikate abil. Üks meetoditest on hüdrauliliste tungraudade kasutamine ja vundamendi tugevdamine. Kuid kuna see on väga kallis ja keeruline teha, on vaid mõned hooned sirgeks saadud. Praegu on parandatud alles 2, kuid enamik on endiselt viltu. El Peñón de Guatape ehk La Piedra või El Peñol on tohutu suur kivi Guatapes, Kolumbias. See on ka üks tuntumaid looduslikke moodustisi riigis. Kivi kõrgus on 200 meetrit ja see asub piirkonnas, mida ümbritsevad järved ja metsad. Tänu oma kõrgusele ja asukohale peetakse seda üheks kõige ohtlikumaks paigaks. Sellega seoses ei ole El Peñón de Guatape tipus ühtegi ametlikku maja. Kuid idee ehitada siia maja tundub ohtlik. Kivi on järsu ja kõva pinnaga, seega oleks igasuguste ehitiste rajamine väga keeruline. Teine oht on tugevad tuuled kõrgustes, mis võivad kujutada ohtu kõigile, kes üritavad siia elama asuda. Ja et jõuda kivi tippu, tuleb ronida mööda selle küljele paigaldatud 659 astmest koosnevat treppi. Trepp tundub olevat kivipraos kinni, mistõttu näib see olevat tugev. Ja kui jõuad üles, avaneb sulle kaunis vaade järvedele, metsadele ja ümbritsevatele mägedele. Kuigi see on populaarne sihtkoht, on kivile ronimisel omad ohud. Selle kõrguse tõttu võib see olla ohtlik tugeva tuule või vihma korral. Ka võivad järskudel tõusudel hätta jääda need, kes pole harjunud ronima.
mõned külastajad tunnevad ka pearinglust või hingeldavad, sest ronimiseks tuleb läbida palju astmeid. Number 10. House on the Cliff, Hispaania. House on the Cliff ehk Casa Acantilado on ainulaadne maja Salobreñas, Hispaanias. see on ehitatud järsu kalju servale 42-kraadise nurga all. Seetõttu peetakse seda üheks maailma ohtlikumaks majaks. Maja on projekteerinud Gil Bartolome Architects ja sellel on ainulaadne välimus, mis sulandub loodusega. Samal ajal on House on the Cliff kahekorruseline ja näeb välja, nagu oleks see kaljusse sisse ehitatud. Kõige silmatorkavam selle juures on katuse kuju, mis meenutab kalasoomuseid või merelaineid. Lisaks ilusale välimusele aitab katuse disain ka maja sees jahedust hoida. Samuti on maja esikülg tehtud suurtest klaaspaneelidest. Seetõttu avaneb siit vaade Vahemerele. Tänu päikese loomulikule valgusele ei ole sees pime. Seinad ja mööbel on lihtsad ja valged. Seetõttu näeb tuba puhas ja avar välja. Kuid ohtliku asukoha tõttu tuli kasutada tugevaid materjale. Maja ehitati betoonist ja terasest, et tagada selle vastupidavus ja vältida varisemist. Katus on tehtud väikestest singitükkidest, mis on hoolikalt paigutatud, et moodustada loomulik kuju. Kuna maja asub kalju serval, oli selle ehitamine keeruline. Insenerid pidid tagama, et maja ei libiseks ega kukuks alla. Materjalide kohale toomine oli samuti raske, sest koht on järsk ja raskesti ligipääsetav. Lisaks on maja asukoha tõttu oht, et see võib variseda, eriti tugeva vihma või maavärina korral. Kuid arhitektid on kindlustanud, et selle vundament on tugev. Tänu oma ainulaadsele välimusele ja disainile House on the Cliff pälvis tunnustust arhitektuurivõistlustel. paljud eksperdid imetlesid moodsa disaini ja loodusliku maastiku ühendamist. Seda on esitletud ka telesaadetes, artiklites ja veebiplatvormidel. Worms.